mõelnud siin, et mis teile kõige rohkem murekohti valmistab, siis me oleme ikkagi võtnud teie enda sisendi ja hetkel on sellised kaks küsimust olnud kõige rohkem õhus. Ja need on siis sihtgrupp ja tegelikult ka siis selline suveks tööle minek. Et ma alguses natukene räägin uuesti meie sihtgrupist ja pärast, kui ma lõpetan, siis te kindlasti saate küsida kõike seda, et võib-olla erinevaid näiteid tuua ka, mis neid murekohti on veel rohkem tekitanud. Et tegelikult sellest aastast on meie vanuserühm siis 13 kuni 29 aastased noored ja tegelikult ainuke kriteerium, mis takistab võib-olla siis sellist NGTS-i tulekut, on siis see, kui noor on töötamise registris ehk et ta on ametlikult tööl. Et tegelikult sellest aastast võib olla ta ka koolis, juhul kui ta on näiteks neetolukorda sattumise riskis. Ja siin me eristame sellist asjaolu, et kui ta on nüüd 13–17 aastane, et ta ei täida õppimiskohustust. Et tegelikult see on see fookus, millele me tahame panna siis rohkem rõhku. Just sellepärast, et kui noor koolis ei käi, siis see juba eos on tegelikult neetolukorda sattumise risk. Ja me oleme saanud kohalikelt omavalitsustelt tagasisidet, et tegelikult ressurssi väga palju nende noortega tegelemiseks ei ole. Ehk et see on selline NGTS-i ennetav vaade ja me tahame, et noored ikkagi koolis käiksid ja siis me toetame neid noori, kes siis koolis hetkel ei käi. Ja 18 kuni 29 aastaste noorte puhul on siis see mittetöötava noore kriteerium seal juures. Küll aga, kui me võtame nüüd selle sihtgrupi ette, 13 kuni 29 on väga suur vanuserühm. Lisaks seal, et ainuke kriteerium on see, et ta ei tööta, siis me oleme teinud natukene sellised fookusgrupid ja need fookused ei ole tulnud niisama. Need on aluseks võetud siis 2021. aastal tehtud mõju hindamine, mille alusel tuli sellist 6 sihtgruppi välja. Küll aga me oleme vahetanud sellise tervislike probleemidega ehk vaimse tervise probleemid ja pikaajalised töötud, kuna need kuuluvad kõikide fookuste alla nagunii. Ehk et kui näiteks noorel on õigusrikkumise taust, üldjuhul seal kõrval on ka vaimse tervise probleemid. Et need 2 sellist tükki kuuluvad meie sihtgruppi nii või naa, siis me oleme tegelikult seda täiustanud natukene. Ehk et me oleme vaadanud sihtgrupile otsa, me oleme näinud, et rohkem tuge vajavad ka asendushooldusel viibinud noored ja ka need noored, kes siis on olnud lastekaitses ja lisaks siis nendele noortele, kes on olnud lastekaitses, ka tegelikult nende õed ja vennad näiteks. Ja mida see fookus meie vaates tähendab? See ei tähenda seda, et me võtame vastu ainult neid noori. See tähendab seda, et tegelikult meie ise pöörame rohkem rõhku selleks, et me jõuaksime nende noorteni. Ehk siis, kui tegu on hoolduskohustusega noorega, me tegelikult saame selle kohta infot kohalikust omavalitsusest, et kui noor näiteks elab vanaemaga, peab vanaema eest hoolitsema või kui tal on üldse hoolduskohustus, et üldjuhul see info kohalikus omavalitsuses on olemas. See tähendab seda, et see noor näiteks, kui ta seires ei ole välja tulnud, me saame ikkagi selle noorega ise ühendust võtta, sest me saame näiteks läbi lastekaitse, läbi sotsiaaltöötaja seda infot endale koguda. Ehk me teame, et see noor 22-aastane Kevin toetab enda vanaema ja ta tööl ei käi hetkel ja me saame ise helistada Kevinile ja öelda, et hei, kuule, kuulsin, et sul on selline olukord, kas sa näiteks vajaksid lisatuge, isegi siis, kui ta seires välja ei tule. Et see on see, mida me teeme, et see on see, kuidas me noorteni võib-olla rohkem jõuame. Ehk see tähendabki seda fookust, see tähendab. Näiteks samamoodi, kui asendushooldusel on viibinud noored, seda infot te saate tegelikult meilt, et teie piirkonnas nii palju noori on ja lisaks näiteks, mida me juba teeme, on siis augustis ja oktoobris me korraldame sellise noortelaagri asendushooldusel viibinud noortele, kes siis on lõpetamas asendushooldust, et me juba eos saaksime tegelikult nendega kiiremini ühendust. Ja see asendushooldusel viibinud noorte puhul tegelikult me saame selle info ka lastekaitsest. Ehk et me teame, et kui noor on selline 16-17, siis me võiksime olla juba kaasatud selle noore ellu, sellepärast, et peagi ta lõpetab võib-olla asendushooldusel viibimise, võib-olla ta ei saa kooli sisse, võib-olla ta ei saa tööle, et me saaksime tegelikult teda juba ennetavalt jällegi selles osas toetada.
vähese keeleoskusega või sellised teisest kultuuriruumist tulnud noored, meil tegelikult seirest tulevad välja näiteks rahvusvahelise kaitse saajad. See tähendabki seda, et me saame neile rohkem rõhku pöörata, et tegelikult me teame, et nemad on keerulisem sihtgrupp, me teame, et tegelikult teisest kultuuriruumist tulnud noorte puhul 3,9 korda tõuseb neetolukorda sattumise risk, see on kõige kõrgem risk, et nii kõrge risk ei ole isegi näiteks madala haridustasemega noorte puhul. Et tegelikult kui noor keelt ei oska, siis me teame, et me peaksime tegelikult seda noort rohkem toetama, ehk me pöörame tähelepanu sellele, kuidas me jõuame selle nooreni kiiremini. Samamoodi kui noor on juba lastekaitses, nagu ma enne ka ütlesin, siis on sellised sujuvad üleminekud hästi olulised, et kui me selle lastekaitse väljatöötamiskavatsuse ette võtame, et seal tuli ka välja, et 30% tegelikult lastekaitses olnud noortest langevad ära tegelikult toest, kui nad saavad 18, aga see ei tähenda, et nende toevajadus tegelikult on kadunud. Samuti on ka koostööpartnerid väga palju meie poole pöördunud, ütelnud, et kui noor on näiteks 17, siis lastekaitsel ei ole tihti lugu ressurssi, et selle noorega enam ühendust võtta, sest ta saab juba peagi 18 ja siis on selle noore enda vastutada, et ta pöörduks abi saamiseks. Aga kui me võtame selle haavatavama sihtgrupi ette, siis me teame, et me peaksime olema nende puhul proaktiivsemad. Ehk seda tähendab jällegi see fookus, et me pöörame rohkem tähelepanu, me üritame ise nende noortega saada ühendust. Ja samamoodi ka õigusrikkumise taustaga noorte puhul näiteks teemegi kommunikatsiooni politsei kaudu, prokuratuuri kaudu, kriminaalhoolduse kaudu, võtame ise nendega ühendust, kutsume võrgustikku, räägime läbi, et keda võiks ka NGTS-i näiteks suunata enda KOV-i põhiselt, et see jällegi on selline oluline lavada ja madala haridustaseme puhul muidugi on see, et me saame siin tegelikult juba koostöös koolidega teha ennetavat suunda ja lisaks kindlasti suureneb ka selline kutsekoolide osa ja kutsekoolides käivate noorte osa meie süsteemis, et tegelikult just oli jälle üks uuring, kus tuli välja, et 47% kutsekoolides käivatest noortest tarvitavad näiteks uimasteid, et ilmselgelt on see suur risk neetolukorda sattuda, et jällegi, et kutsekoolides käivate noorte puhul, eriti siis alaealiste noorte puhul, võiksime rohkem rõhku pöörata nendeni jõudmiseni ennetavalt juba. Nüüd, kui me võtame selle sihtgrupi kõrvale, selle IT-süsteemi, see IT-süsteem on lihtsalt üks tööriist, üks abivahend, kuidas me jõuame teatud sihtgrupini nende siis selle fookusgruppide või siis nende 13–29 aastaste noorte sees. Ehk et seal on 7 kriteeriumit, noor ei õpi, ta ei tööta, ei ole ettevõttes, et neid kriteeriumeid me tegelikult teame, et need noored ei ole mitte üheski teises registris. Tänu sellele seirele me saame siis nende noortega ühendust võtta 2 korda aastas, me saame proaktiivselt läheneda, me saame nende noorte kontaktid. Ehk et see on jällegi põhimõtteliselt üks fookusgrupp, kelleni me jõuame kiiremini tänu sellele IT-süsteemile. Nüüd, mis on tegelikult meile sellist küsimusi rohkem tekitanud, mis meieni on jõudnud, on see osa, kus me räägime nendest noortest, kellel on vähenenud töövõime. Et seires ei tule välja need noored, kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja seda sellepärast, et tegelikult ta on kuskil registris, ta teoreetiliselt peaks mingit tuge saama. Küll aga see puuduv töövõime ei välista NGTS sihtgruppi kuulumist. Ehk et kui meieni jõuab noor, kellel on küll puuduv töövõime, kuid me saame teda toetada, siis me teda ka toetame. Samamoodi vähenenud töövõimega noored ei ole kunagi olnud välistav osa. Tegelikult nad saavad ka seires välja tulla, need vähenenud töövõimega noored. Tihtilugu nad lihtsalt ei tule seda sellepärast, et vähenenud töövõimega noorte puhul selleks, et nad saaksid raha, nad peavad olema kas töötukassas arvel või tööl. Et juhul, kui nad tulevad meil seires välja ja nad ei ole ei töötukassas ega tööl, siis seda enam nad vajavad lisatuge. Et lihtsalt seda öelda, et selline vähenenud töövõime tegelikult välistav sihtgrupp ei ole. Et see on samamoodi, nagu meil ei tule seires välja ka 13–15 aastased noored ja 27–29 aastased noored või siis need noored, kes siis seirepäeval on kas töötamise registris või mingis muus registris, et miks nad seires välja ei tule, aga tegelikult nad näiteks lisatuge vajavad. Eriti vaadates seda, et puuduv töövõime ei pea välistama seda, et noor töötada ei saa.
Küll aga ma ütlen, et puuduva töövõime puhul on see teema, et meil ei pruugi olla piisavalt teadmisi, et neid noori toetada. See tähendab, et kui meieni jõuab puuduva töövõimega noor, siis me teeme kõik selleks, et ta jõuaks õigele teenusele, kui meie ei ole ikkagi need inimesed, kes seda toetada saavad. Et ei tekiks sellist olukorda, et näiteks hakatakse noort kohalikus omavalitsuses põrgatama, et keegi ei taha mingit noort võtta, sest ta ei ole minu sihtgrupp. Et tegelikult NGT-s, kui keegi ei ole võimeline seda vastutust võtma, siis NGT ehk teie noorte heaolu spetsialistid oletegi need inimesed, kes siis enda kohaliku omavalitsuse noorte eest vastutavad, et vähemalt see ülevaade, et ta oleks mingil õigel teenusel, et selle teemaga kindlasti saab tegeleda ja samamoodi lähevad ka puuduva töövõimega noored näiteks sissi tabelisse samamoodi, et see ei ole ka välistav tegur. Nii, sihtgrupi vaatest olid siis sellised küsimused. Pärast saate veel küsida, kui midagi sihtgrupi vaatest teile õhku jäi. Teine osa, mis on tulnud meile ette, on ju see suveks tööle minek. Et tegelikult projektide vaatest kindlasti, kui noor läheb tööle, sissi tabelis me tal lõpetame ehk sündmuste infosüsteemi tabelis. Sellepärast, et noor võib töötada üldse maksimaalselt 8 päeva kuus projekti vaatest. Et kui ta üle selle töötab, siis ta läheb kindlasti sissi vaatest arvelt maha. Küll aga me ei lõpeta teda staaris, sest süsteemi vaatest me töötame nii, et kui noor on teenusel, me lõpetame temaga siis tegevuse, sest ta läks näiteks tööle, me jätame ta staaris ikkagi veel 6 kuuks avatuks. Seda selleks, et me küsime esimesel kuul, kuidas sul läheb, kas kõik on hästi, 3. kuul ja 6. kuul me ka võiksime seda küsida. Mitte kõikide noorte puhul vaatame seda individuaalselt, aga staaris ta võiks ikkagi teil avatuks jääda juba sellest vaatest, et te saaksite kontrollida, vaadata, et kas see noor ikka on tööl ja kui ta enam tööl näiteks ei ole, kui ta tööle läks, et te saaksite temaga uuesti jälle ühendust võtta ja teda jällegi toetada, et kui ta ise näiteks ei ole pöördunud. Et selline süsteem tegelikult meil hetkel on, et kindlasti tuleb jälgida seda 8 päeva kuus kriteeriumi, see on sama kriteerium, mis Töötukassas, et seal on tegelikult ka selline maksimaalne summa, mida see noor siis kuus võib teenida, et see teinekord võib ka olla 5 päeva kuus, kui ta teenib rohkem. Et see summa vist oli midagi 300 euroga, et selle me võime teile pärast saata ka, et te saate seda vaadata ka tegelikult staaris seal päringute all. Maksu- ja Tolliameti vist päring oli, et seal 7 erinevat päringut on, et kindlasti seda on näha, et siis te teate, et kas noorel on see ületatud või ei ole. Ja see on hästi oluline seda silmas pidada just sellest vaatest, et kui te tahate noort suunata mingisele tasulisele teenusele näiteks, mis teie projekti vaatest on, et siis ei ole pärast abikõlblik, kui ta on töötanud ja ta on saanud rohkem raha, ehk ta ei ole sihtgruppi tegelikult kuulunud. Et samuti, kui ta näiteks läheb tööle üldse, ma ei tea, 8 või 14 päevaks, te saate ta sissi tabelis ära lõpetada, staaris ta jääb nii või naa avatuks, ta tuleb teile tagasi või ehk ta ei olegi tegelikult teilt ära läinud, sissi tabelis te lihtsalt alustate uuesti seda noort. Et ta on tegelikult vahepeal nagu tööl käinud, ehk et ta läheb nii osaluskorra kui siis selle 25% sisse. Nüüd on ka YouTube'i kanalil olemas see sissi tabeli selgitus, et mida mingid erinevad asjad seal tähendavad. See video kestab 36 minutit. Me lisasime sellega checklisti, sellise oranži värviga on kõik uued asjad, mida me sinna lisame ja me saadame lingid ka uuesti nüüd peale seda kohtumist teile uuesti, et need üle vaadata. Samuti on seal see väike selgitus selliste meie asutuste rollide kohta, just Sotsiaalkindlustusameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuste vaatest. Ja kolmanda osana on ka siis uus staari video ehk et tegelikult mõlemad staari koolitused on olulised. Selles esimeses staari kasutamises näidatakse sellist üleüldist infot, kuhu mida sisestada ja teises osas on siis kokkuvõte natukene sellised osad, mis on küsimusi tekitanud ja siis see osa ka, mis tegelikult on võib-olla uus, mida varem võib-olla nii palju ei ole tehtud, et see kestab ka siis 52 minutit ja ma arvan, et nüüd suvine aeg ongi hea siis uuesti üle vaadata, eriti uute puhul need infod, mis seal on. Ja nii,
Mis meil tulemas siis on, et panin siia praegu võib-olla sellist 8 olulisemat asja. Et kindlasti, kui teil kalendrites ei ole kohvihommikuid, siis kirjutage Ketele, võite ka mulle kirjutada, tegelikult väga vahet ei ole. Aga üldjuhul Kete paneb teile need kalendritesse. Kui te vaatate enda kalendritesse sisse, te näete, et seal ei ole teid kohvihommikus, see tähendab, et ei ole NGTS listis. See tähendab jällegi, et võtke meiega ühendust, me lisame teid listi, me paneme teid kodulehele ja me lisame teid kalendrites olulistele üritustele. Et see kindlasti vaadake üle. Teine osa, mis peaks olema kõikidel jällegi kalendrites, kui ei ole, siis võtke jällegi meiega ühendust. On 12. augustil toimuv siis turunduskoolitus noorteni jõudmiseks. Ehk et seal räägitakse natukene sellist sotsiaalmeediakanalitest ja muudest kanalitest, et kuidas jällegi noorteni paremini jõuda ja võib-olla mis nippe kasutada. Et ka näiteks, kui me paneme Facebook üles mingi kuulutuse, et see noorteni ikkagi jõuaks. Või siis kuidas Instagrami näiteks teha. Ja augustis tuleb meieni siis ka selline uuendatud NGTS juhend ja see jõuab teieni sellisel tööformaadis, et te saate tagasisidestada, et saate enda töövaatest öelda, et kuulge, tegelikult see asi üldse nii ei toimi. Siia võiks veel lisada seda või mis iganes täiendusi teil tundub, et võiks sinna panna, et me saadame selle kõigile, kõik, kellel vähegi võimalik, siis seda tagasisidestada võiksid. Ja septembrikuus siis tegelikult on meil selline suur üritus, mis toimub ministeeriumis Tallinnas. Nagu meil eelnevad formaadid on ka, et me tahame kõike koos teha, et selle formaadi nimi on siis ühiselt. Ja võib-olla Heidi tahab ka siin paar sõna öelda selle ürituse kohta. Jah, et võtsime selle majandusministeeriumi ja siis ka poolt just sellel põhjusel vedada, et eesmärk on seda ministeeriumite, 6 erineva ministeeriumi vahel siis sellist ühisüritust teha just noorte vaatest ja eelkõige millest oleks kasu teie enda töö, igapäevase töö tarbeks. Ehk siis 6 ministeeriumi, kellel on väga palju erinevaid võimalusi, kas siis otse kohaliku omavalitsuse toetada või nende tegevused mõjutavad kohaliku omavalitsusi, et noori toetada või lausa siis otse toetused või otse teenused ja võimalused, et siis tekkis mõte, et tooks need kõik 6 ministeeriumi siis korraks kokku ja prooviksime siis läbi selliste noorte lugude või noorte vaate siis selgitada väga selliselt küll lühidalt, aga et ikkagi, et mis siis kõik mõjutab teie tööd või millest oleks oluline teada ja siis saab siis ka valida 2 erinevat töötuba hiljem peale seda siis sellist esmaseid esitlusi, et minna juba teatud teemades detailsemaks ja täpsemaks. Ja kindlasti ka meie enda tiim ühte töötuba seal veab, mis siis puudutab niitolukorras noorte toetamist ja tõenäoliselt koos HTM-i ja Harnoga. Et te olete selle kutse tõenäoliselt saanud ja saanud on võib-olla ka teie kohalik omavalitsus, et võib-olla kuna mõelda selle saali peale, kus osad võib-olla teist on ka juba käinud, siis sinna päris väga palju inimesi ei mahu, seetõttu me tahtsimegi alustada teist, et teie oleksite prioriteetsed, et kui vähegi võimalik, siis saate mõtestada, et kas te saate tulla ja kui juhtub, et te ise ei saa, et kindlasti teie kohalikust omavalitsusest siis 1-2 esindajat võiks kohal olla. Et ma arvan, et see on midagi sellist, mis annab küll väga hulga informatsiooni ja pea võib minna paksuks mõelda, et kuidas seda kõike nüüd vastu võtta ja hakata tegutsema, aga ma arvan, et olulisem on see, et te saate väga kiirelt 10 erineva toetuse andmise tingimuste sellise arusaamise eelkõige just mis tasandil ja millises vormis ta teie tööd mõjutab või siis saab toetada. Et vägagi siis kutsun üles, et augustis see registreerimine algab, et alustage iseendast nagu ikka ja kui te teate, et mingil põhjusel ei saa tulla, siis proovige leida ikkagi, et teie kohalik omavalitsus ei jääks sellest infost välja. Ja võib-olla ma võtan kohe selle järgmise teema ka, kui sulle sobib, Liis, et septembri või õigemini augusti lõpus me tahaksime siis ka avada nendele maakondadele, kes ei ole siis veel tuge saanud siit voorus, kus teie kõik olete suures osas tuge saanud. Ja ma näen, et siin on ka mõned tõenäolised taotlejad, kes siis uuest voorust võiks, et hetkel on tõesti prognoositud ja üldjuhul allkirjastatud siis teadmine, et 26. augustil võiks siis see alguse saada, aga seekord on siis pandud, et kui eelmine kord oli jooksvalt, et seni kuni raha otsa saab, siis nüüd muidugi võib ka alati raha saada otsa enne 30. septembrit, aga et on ikkagi ka tähtaeg, et selle vahemikus peaks siis selle taotluse esitama ja kui siin on erinevaid KOV-e, kes on seda plaanimas,
siis sellist maakondlikku lähenemist tegema, et siis kindlasti me võtame veel teiega enne seda ühendust ja proovime juba toetada teid selliselt, et me ei alga siis 26. august nullist ja arvestage siis see, et 26. augustil tõenäoliselt toimub ka infopäev RTK poolt, et siis sellist natuke rohkem tehnilist infot teile edastada, aga sisulise poolega tegeleme ikka meie SKA-s ja MKM-is siis, jah. Ja siin võib-olla väike üleskutse ka juba toimivatele projektidele, et kui Lääne-Viru või Ida-Viru või Hiiumaa küsib teilt sellist kogemust või ka seda teie enda projekti, et siis kindlasti te võite seda jagada, et neil oleks kergem seda kokku panna ja kõik läheks sujuvamalt ja kiiremini, et siis saavad juba varem alustada, et ilmselt nad kellegi maakonnaga ka ühendust võtavad. Et igal juhul meie mõte oli jah see, et me tahame väga, et üle-eestiliselt see asi toimiks, et ei jää ükski piirkond, kui ta soovib seda tuge ilma toeta, seda enam, et noored on ju liikuvad ja õnneks on meie vooru puhul ka see, et sa saad toetada ka seda noort, kes sinu enda kohalikus omavalitsuses ei toimeta, vähemalt mis puudutab sellist nõustamist, jõustamist. Ja võib-olla siia lõppu ma tahan veel öelda seda, et mul on hästi hea meel, et Eesti on väga märgatud kogu noorte toetamise vaates, et eks Eestis on ka väga pikad sellised traditsioonid laiemalt noorte toetamisel ja kõik erinevad liikmesriigid, sealhulgas ka uued liituvad, on väga huvitatud, mis Eestis toimub. Nii et ühel ajahetkel tõenäoliselt, kui te olete vägagi nõus või loodetavasti nõus, me kaasame kindlasti ka teid sellesse, et te saate seda praktikat jagada teistele riikidele, sest aastal 2030 on suur tõenäosus, et võib ju palju uusi liikmesriike tulla. Vähemalt selliselt on ju praegu planeeritud see liitumine ja nad on kõik loomas ka noorte garantiid ja just selline noorte toetamine kohaliku omavalitsuse tasandil selliselt nagu Eestis on kuidagi väga fookuses ja märgatud. Nii et viskan ka õhku siit selle, et see õpikogemus, mis siit 4 aastast tuleb, saab kindlasti olema, mis tõttu ma tahangi öelda, et julgelt ja siiralt ja ausalt ütletegi, mis töötab ja mis absoluutselt ei tööta, et see ongi sellel mõttel vastavushindamine ei olnud, et me saame dialoogi pidada. Aga jah, et siis igal juhul suur tänu selle nii varasema kui praeguse töö eest, nii et tegutseme koos, nii nagu kunagi sai see moto öeldud, õpime koos. Aga nüüd jah, aitäh. Ja, super. Nii hästi öeldud, Heidi. Igatahes meil tuleb ka selline võib-olla, praegu me oleme siia pannud STAR kirja, aga tegelikult on meil IT-süsteemide arenduseks NGTS-is võimalus, et alustaks tegelikult ka nende aruteludega just nende NGTS spetsialistidega, kes seda tahavad. Et kindlasti ma mingi hetk saadan sellise üleskutse, võib-olla ka teie enda ideedega ja kes siis töötoades võib-olla tahavad osaleda, et seda abivahendit siis NGTS-i vaatest luua, et mida üldse vaja on, kuhu seda luua, kas STAR-i või midagi lisaks, et sellega me võiksime sellest aastast kindlasti tegelema hakata. Lisaks STAR-i enda täienduste osas tegelikult, nagu ma juba eelnevalt olen öelnud, siis septembris-oktoobris peaks tulema ka täiskasvanute abivajaduse hindamise koolitus STAR-is. Et kindlasti annan kohe märku, kui see kuupäev on paigas. Et seal võib see osa natuke muutuda, see võib tulla ka lõpuks novembris, aga lihtsalt, et te teate, et see osa on tulemas. Ja järgmisest aastast kindlasti tuleb ka siis see pikemaajalisem koolitus just, et kuidas noorteni jõuda, kuidas noori toetada, kuidas ennast võib-olla juhtida seal juures, et selle hankega oleme tegelemas ka. Ja nüüd järgmisest kuust me juba alustame ka projektide külastusi, et tahame tegelikult teie kõigini jõuda, arutada ühest küljest murekohti, rääkida omi vaateid, kuulata teie suundi ja jällegi jagada võib-olla selliseid parimaid praktikaid, et augustist siis seda ka alustame. Ja loodetavasti jõuame sellel aastal kõikideni. Kui päris sellel aastal ikka kõikideni ei jõua, siis kindlasti järgmise aasta alguseks oleme kõiki juba külastanud ja siis on loodetavasti ühinenud ka Lääne-Viru, Ida-Viru ja Hiiumaa meiega.